No nii, nagu eelmine kord sai lubatud, siis räägime seekord Dentastixist. Meie koerad on ka omal ajal Dentastixi saanud, see oli veel see aeg, kui me ise maiuste ja toiduga ei tegelenud ja suurt sellest sisust ei teadnud. Kui me hakkasime ise maiusid maale tooma, siis oli, ütleme nii, et tol hetkel lihtsalt ka täitsa selline põhimõtteline otsus, et Dentastixi nad enam ei saa. Ega ma tol hetkel veel ka päris täpselt aru ei saanud, mis siin nagu sees on. Täna siis otsustasin, et ostan lausa Dentastixi, sest kodus mul neid ei ole. Homme ilmselt viskan prügikasti, sest oma koertele ma seda endiselt sisse ei plaani sööta. Aga põhimõtteliselt on siin sellist 4 väga selget murekohta. Dentastixi selles mõttes taust ütlesin ka eelmine kord, et Pekul on olnud täitsa probleemid. Peku hakkas meil ühel hetkel lihtsalt Dentastixi peale oksendama. Sisuliselt oligi, kui ta sai õhtul Dentastixi, siis hommikul läks ta suure jooksuga õue, sõi muru ja oksendas. Irene vähendas Dentastixi isegi sellise poole võrra, ehk siis ta ei saanud mitte enam ühte Dentastixi, vaid sai pool. Mingi aeg see töötas, ühel hetkel hakkas ka selle peale oksendama. Ehk siis, ja vist oligi see, et ma ei mäleta, kas lõpuks oli vaja seal ikkagi üle mitme päeva, et kuigi tegelikult öeldakse, et tegelikult Dentastixi tohib anda vabalt iga päev. Räägime siis selles mõttes, mis siin sees on. Põhimõtteliselt see esimene murekoht on naatrium polüfosfaat ehk siis naatrium trifosfaat, mis on E451. Tegemist on siis sünteetilise säilitusainega, mida on siis ajalooliselt ehk siis pikalt juba kasutatud nii pesuvahendites kui ka muudes tööstuslikes toodetes, näiteks antifriis ja tuleaeglustis. Minu jaoks on juba esimene asi, nii kui ma loen nagu neid asju, siis minu jaoks on täitsa ulme, et selline asi kuulub ka koera selles mõttes toidu, maiuse sisse. Ehk siis, ja see on muideks ka üks asi, mis on selles mõttes koostises välja toodud, ehk siis selle osas nad ütlevad, et see puhastab, see peaks siis olema see aine, mis puhastab hambaid. Aga miks me kasutame sama asja, mis pesuvahendis, ma ei tea. Ja selle puhul on ka öeldud see, et ongi leitud, et võib esile kutsuda oksendamist. Ehk siis suure tõenäosusega on see, et kui koer seda palju sööb, siis võib see ühel hetkel hakata esile kutsuma oksendamist. Teine tore asi, mis siin sees on suitsumaitseaine. Suitsumaitseaine on siis sisuliselt vedelsuits, mis on siis valmistatud suitsutamise tule pihustamisest veega. Ja siis saadakse selle tulemusena vedelsuits. Euroopa Toiduohutusamet hindas siis 2011 aastal 73% suitsumaitseainetest ohutusega probleeme olevateks toodeteks. Ja teda siis kasutatakse eelkõige lõhna ja maitseainena. Ja selle puhul ei ole suudetud ka välistada genotoksilisust ehk siis vähki põhjustavaid mutatsioone tekitavad ained. Kolmas asi, mis siin sees on kaaliumsorbaat ehk siis E202, jällegi kasutusel säilitusainena, mis aitab siis vähendada bakterite kasvu, kuid on kahjustava toimega nii nahale, silmadele kui ka hingamisteedele. Uuringud on näidanud, et see kahjustab pöördumatult vererakke, avaldab negatiivset mõju immuunsusele ja omab ka vähki põhjustavaid omadusi. 4. selles reas on raudoksiid ehk siis E172. Teadaolevalt on ta nahka ja silmi ärritav, põhjustab ka kopsupõletikku ja tegemist on siis punase toidu värviga, mis on peidetud mineraalainete alla. Ja viimasel ajal ollakse selle puhul ka mures selle vähki põhjustavate omaduste pärast. Järgmine asi on see, et kuigi koostise, ütleme nii, et miks ma selle paki ostsin, oli tegelikult see, et ma tahtsin vaadata korra, et mis nad koostisena välja toovad.
tore asi on see, et eestikeelsel pakil ei olegi eestikeelset koostist. Seega olin ma sunnitud minema e-poe selles mõttes e-poest otsima üles Dentastixi koostise ja loen siis kiirelt ette, mis seal sees on. Teravili, taimset päritolu kõrvalsaadused, liha ja loomsed kõrvalsaadused, mineraalained. Ainsana on siis välja toodud see naatrium trifosfaat või naatrium polüfosfaat. Siis on siin taimsed valguekstraktid, õlid ja rasvad. Iseenesest ongi, kui sa loed seda väikest koostist, siis kõlab ju, ei ole midagi väga hullu, et selles mõttes see, et siin on teravili peamine ja mis siis ikka. Aga tegelikult, mis minu jaoks oli üllatus, oli see, et kui ma võtsin lahti Pedigri enda kodulehe, kus on toodud detailne koostis, siis selgus, et liha ja loomsed kõrvalsaadused ei ole mitte liha ja loomsed kõrvalsaadused, vaid see on looduslik linnuliha maitseaine. Ja looduslik linnuliha maitseaine on siis kas õli, õlivaik, essents, valguhüdrolüsaat, destillaat või mis tahes röstimise või kuumutamise saadus. Ja oluline funktsioon toidus on pigem lõhna ja maitseaine, mitte aga toitaine. Ehk siis tegelikult ei ole selles Dentastixis ka isegi mitte liha. Ja nüüd ongi see sama küsimus, et miks te peaksite oma koertele sellist asja sisse söötma? Ma ei tea, päris ausalt. Mina enam ei söödaks, selles mõttes ei söödagi. Ja ma nagu siiralt selles mõttes soovitan lihtsalt mõelda, et koerad, kelle peamine toit peaks alati olema loomne proteiin, mida ta sellest saab. Ja kui me räägime sellest nii-öelda nendest puhastavatest, hambaid puhastavatest omadustest, siis tegelikult me ei räägi nendest, need ei ole need ained, mis puhastavad, vaid see ongi lihtsalt see närimine, see on see kuju, sellel sisul kui sellisel ei ole siin seal puhastamisel mitte mingit kasu. Parem see, mida ma olen kogu aeg rääkinud, on see, et ostke, andke oma koertele naturaalseid maiuseid, naturaalset konti. Selles mõttes jällegi räägin, igaks juhuks ütlen üle, et räägin siin lihastest, kontidest, mitte lihtsalt ainult. Või siis tõesti ongi teine küsimus on see, et te saate kuskil kätte suure veise sääreluu, mida te teate, et koer ei suuda sealt kilde välja närida. Aga sisuliselt ongi see sama, et väikestele koertele kanakaelad, suurtele koertele kalkunikaelad toorena väga head, maiustest selles mõttes põhimõtteliselt tõesti, et mida iganes meie valikutest, et kõik on naturaalsed, kõik on selles mõttes enda koerte peale ära testitud, julgeme nagu soovitada ja seisame selle kvaliteedi taga. Et Dentastix on ikkagi üks hullemaid asju, mida koerale hammaste puhastamiseks võiks anda.